Tervist! Täna on 22. märts ja te vaate Risto Rent Farmi kanalit. Täna teeme katlale uue alustünni ja kohe näitan miks. Lähme vaatame. Praegune katla alustünn on liiga madal. Puhtalt seepärast, et läheb liiga vähe puid siin alla ja ma pean iga natuke seepärast tulema ja uuesti panema puid siin alla, aga ma olen laisk inimene ja tahaks teha seda 1 või 2 korraga, siis ma teen endale sügavama tünni ja eks ta on ka päevi näinud, et natukene liiga kulunud juba. Ja teeme natuke sügavama ja teeme sellest tünnist, millel on vitsad ümber. Sellepärast, et see siis ei vaju ära kuumaga, see on tugevam, see on paksem ja neid tünne natuke vedeleb siin veel, et saab neid kasutada ja tünni põhjus väga lihtne tegelikult, et praegu seisuga ka talveperioodil, kui linnud vajavad natukene rammusamat toitu, siis ma tihtipeale odra või nisu keedan läbi. Ta paisub partide jaoks, neil on kergem seedi, nad saavad rohkem toitaineid. Ja teine asi, minu väga lähedal asub Raudsi talu, kes toodab meeletus kogustes juurikaid, köögivilju, kõiki selliseid asju ja neil jääb pidevalt, kuna neil on koorimismasinad, nad müüvad kooritud kartulid, neil jääb jääki ja seda nad müüvad väga mõistliku rahaga loomakasvatajatele ja ma saan seda ära kasutada niimoodi, et pardid ju kartulit, toorskartulit asju ei söö haned ja mul on ka väike notsu nüüd ja tõenäoliselt neid notsus ütleb juurde ja ka muidugi lambad, et tooreskartulit lammaastel anda ei tohi, aga kui mul on hea katel, kui ma saan korra puud alla panna, mul siin puujama igal pool metsas vedeleb nii palju, et see ei võta mul tükk küljest ära, et teha katlele tuli alla, visata see kartulikoori või kartulit täis ja lasta selle ära keeda ja linnud saavad 2 päeva julgelt süüa ja ka notsud ja muud loomad, et siuke ärakasutamine, kõikide ressursside ärakasutamine, mis meil siin ümbruskonnas on, et see on nagu nii hea mõte ja muidugi müts maha Raudsi talu ees, kes otsib need looma- ja linnukasvatajad üles ja ka jahimehed, kes metsa viivad neid metsloomadele, et saame seda ära kasutada ja selle jaoks teemegi täna uue tünni, sest ma tahan täna panna keema juba kartulikoori, porgandeid ja värke, on ja? Selle tünni saagimiseks ma tulin siis siia, kasvu on juurde, siis mul on vool siin nüüd ja pikendusjuhtmega kogu aeg veetud, et siis ma saan siin toimetada rahulikult. Täna on juba mõnusalt soe ilm, ei ole enam nii vastik külm ja tuult ka ei ole. Suht tugev tünn, ma vaatan, võib-olla ma pean kettaid juurde ostma minema, relaka omasid. Siin on hoitud tõenäoliselt diiselkütust, aga me saime siis selle osa maha või selle osa, ma vaatan kumb see, ma arvan, et selle osa, see on nagu tundub maa peal on natuke mädam. Saime selle osa maha, siis me saame nii kõrge aluse sellele tünnile, lõikame ukse sisse. Ma vaatan kas üles või alla poole, väga vahet ei ole, kuidas endal mugavam on. Ja siis põhimõtteliselt saamegi juba tünnise peale panna. Kütust ei tundu siin sees olevat. Loodad me õhku ei lenda sellega, nii et vaatame, proovime. Nii, hakkame siis saagima, et kasutage siis kindlasti maski, kindaid, kaitsevarustus. Mina tavaliselt kasutan ka kõrvaklappe kõrvad peal, sest minu jaoks on jube ebameeldiv selle relaka hääl, mis on nii vali ja tüütu, et kõrvad on kuidagi hellad selle koha peal. Nii, aga ma siis lõikan siit kohast, ma lõin siia otsa kirve kaugu sisse. Puhtalt seepärast, et tünn ei oleks kinnine igaks juhuks, et kui peaksin mingi aur sees olema, siis ta saab välja tulla ka kuumutamise ajal. Nii. Nagu karta oli, said kettad otsa. Asi on selles lihtsalt, et siin ei saa väga väikse kettaga saagida. Et käisin Orissaares, ukse vahelt saab ikka kaupa. Ostsin paar, õigemini 5 korralikku ketast. Kõik, mis relakaga saagimist puudutab, siis ikkagi kallis ketas on parem. Kallim. Kõige odavamad kuluvad lihtsalt nii ruttu, et pole mõtet lihtsalt osta. Et ostke parem natukene kallim ja see kestab tunduvalt kauem. Vask pähe ja kiirenduse peale te lähetegi.
Ja tada! No nii, nüüd on lahti lõigatud, aga ma ei tea, kas ma teen selle augu, kus ma puid panen siia või allapoole. Tegelikult võiks olla ülepoole, siis ma saan puid sisse visata, eks ole, klots igal poole. Ma tahaks, et oleks täpselt keskel, aga siis ma pean selle läbi lõikama, aga ma arvan, et mõistlik oleks see säilitada siin, sest muidu ta läheb ju siit nõrgemaks. Kuigi ma ei tea, kas sest on väga, kas ta siit kohast üldse painduma hakkab, et kas see nagu peaks olema siin või mitte. Teoreetiliselt mitte, sest ainuke asi, mis, no ma mõtlen, isegi see mädatünn pole seal kokku vajunud selle all. Et alla tuleb augud kindlasti lõigata, et õhksaks ligi. Teemegi need õhuaugud ära, siis vaatame edasi. Nii, õhuaugud on siia äärtesse. Põhja ma alt ära ei lõiganud, suhteliselt tugev plekk, päris paks. Lõikan siia lihtsalt kolmnurgad sisse, kolmnurgad sebas, siis peab teha ainult 3 lõiget. Kui teete 4 nurga sisse, siis peab tegema 4 lõiget. Et kolmnurgad välja, et õhk alt ka ligi pääseks, külgede pealt lõikasin ka sisse ja nüüd teen ukse. Nii, ma arvan, et jah, praeguse seisuga nii jääbki, et põhjas on augud, ta läheb nüüd kivide peale, et põhjas ka õhk liiguks ette, tegin siis sellise ukse ülesse poole siiski ja taha lõikasin siis üle augu, kus saavad siis ehk sinna korstna point, et sealt saab välja siis kõik jääkgaasid heal juhul. Ja eks muidugi siit ukse juures tõb ka, sest ma ei pane see ust ette, et seal ei ole mingit pointi. Aga nüüd lähen, otsin sellele hea koha ja paneme katla peale ja vaatame, mis olukord on. Tada! Panin ta siis siia kivimüüri nurka praegu. Ega ta ei jää siia, suve peale ma pean ta ära liigutama tõenäoliselt, sest nende kivimüüridega tuleb teha veel midagi see suvi kindlasti ja ühesõnaga tööd on palju, aga praegu otsud siin kivimüüri nurgas, hea tuleohutu, tuul ei käi peale, väga mõnus. Nüüd näed ära umbes kui kõrge, see tuli kokku, tõstsin katlase peale. Tundub, et idekas. Nüüd ei jää muud üle, kui paneme siis sööda sisse, vesi sisse, tuli alla ja vaatame, kui hästi toimib. Ainuke asi, mis on puudu veel katlal, on kindlasti gaas, sest gaas peaks olema ka, sest siis läheb veel vähem kütet, et hoiab paremini sooja ja kõik muud asjad ka. Et gaas tuleb ka teha. Praegu ma panen siia tõenäoliselt peale lihtsalt ajutiselt mingi pleki, sest gaas võiks olla siis veekindlasti vineerist või millestki, et oleks kerge. Aga samas ilmastikul vastupidavis veekindel vineer tundub, et on parim lahendus praegu. Teeme siis täna õhtul tule alla, vaatame, mis saab. Kartulikoored. Ja ülejäänud paneme siis porgandid. Ma ei tea, ma kardan, et see kõik ei mahu siia. Võib-olla ei peagi. Jänestele anname toorest porgandit. Lammastele ka. Selle koti ära pannegi. Nii, ja kater on täis. Tasa, Tšaku, tasa. Terve selline koti täis läks siis porgandid sisse ja kartulikoori põhimõtteliselt. Mitte just terve koti täis, aga peaaegu. Et nii palju mahub see katlas sisse, siis see on minu arust. Ma ei tea, võib-olla ma eksin 100 liitrit katel äkki. Kuna see on juba paberkott, siis see läheb kui hakatuseks. Ja teeme tule alla. Ja läheb vesi. Vaatame, palju vett meil läheb siia vahele. 1,20. Kaks teed kindlasti veel. Veel 2 ämbrit. Ohoo, ei lähegi kahte. Valame ilusti täis. Ja ongi olemas. Nii, ega see ei ole muud. Teeme tule alla. Kasutan praegu kütmiseks puhtalt sellised puidujääke, mille ma sain tänu siis Aivole. Aitäh! Et neil puidutöökojas jääb igal pool selliseid kortsisid ja asju üle, et mina saan need kasutada ilusti oma katta kütmiseks, ahju kütmiseks ära, et ei läheks midagi raisku. Nii et tuli alla ja vaatame siis. Väga palju puid mahub tegelikult siia. Olen juba ette tänulik, et ma tegin seda, sest eelmisesse läks nii vähe.
ma kujutan ette, et kõige lihtsam võib-olla isegi siit panna paber põlema. ma ei möönnud seda küll läbi, et ma peaks augu tegema siia sellepärast, et katelt süüdata, aga ütleme nii, et asjad võib-olla lihtsalt vahel langevad hästi kokku. Nii, laseme tal põlema minna ja siis ma juba näitan, kui tuli põleb ja siis võib-olla juba siis, kui keeb ja podiseb. Ja kindlasti homme hommikul ka, kui porgandid on valmis. Näete, juba läheb põlema ilusti. Järgmine hommik ja näeme, et porgandid on keenud. Pardid juba kisavad, tahavad süüa, et ta keedab ikka täiesti niimoodi ära pehmeks, tunnen täiesti soe on alles. Et nüüd, kui porgand on keedetud, siis ta läheb partidele, hanedele, kanadele mega hästi peale. Ja muidugi ka lammastele tegelikult, neile väga meeldib keedetud variant. Et hea rammusärk. Et mina lähen toidan nüüd linnud loomad ära, aga ütleme nii, et meie tünn on igati edukas ja töötab hästi. Ja kui aus olla, siis ma sain ta keema tegelikult, kui ta nüüd põlema panna, puit täis lappida siis ühe korraga ja keedabki ühe korraga läbi selle, et kuna vee hulk on nii suur ka, et siis ta põhimõtteliselt läheb kuumaks keema ja siis ta juba haudub seal sees pehmeks, nii et üliäge. Väga vajalik tegu oli see, et see valmis teha meil uuesti. On ja? Vot, selline sägi meie tänane video, et sükene täiesti praktiline asi, mis ma pidin ära tegema. Sain täna oma 4. hanemuna, et muna hakkab juba päris okei suurusega minema Hiina hane kohta. Ja kevad tuleb, täna on soe jälle, nii et varsti hakkavad pardidki kõik hooga munele ja siis saame seda rohkem inkubeerida, seda rohkem teha. Et jumala äge. Aga sel nädalal muidugi on ju Risto Rank Farmingu sünnipäev, et 24. märts sai siis alguse meie projekt Pardid, esimene video, panin munad inkubaatorisse, nii et kindlasti tähistame seda ka, nii et järgmine video tõenäoliselt on siuke sünnipäeva video. Risto Rank Farming 1-aastane ja ma loodan, et siit tuleb veel pikka iga. Aga võt, teie olge senikauaks tublid, näeme järgmine video, share'ige, like'ige, jagage, soovitage sõpradele, olge tublid, inkubeerige ise ka mune, olge loomade vastu head ja näeme järgmine video. Tšau!